oleme Stuve stuudio üles seadnud Telliskivi loomelinnakusse kohviku Trühvel ette ja minu järgmine külaline meie stuudios on Kerli Tuur. Tere õhtust! Tere! Teeme juttu hip-hopi tantsust ja sellel suvel juba 15. korda toimub siis Camp of Hip-Hop noortelaager. Just. Camp of Hip-Hop noortelaager toimub tegelikult 6. korda, aga Camp of Hip-Hopi see sari meil on rahvusvaheline ja noortelaager siis see noortelaager on rahvusvahelisest välja kasvanud. No see, miks me siin Suve stuudios sellest juttu teeme, on see, et äratada televaatajate huvi hip-hopi vastu. Kas sinna võivad tulla need ka, kes pole kunagi varem tantsinud, aga on telekast näinud, et hip-hop on põnev? Jah, loomulikult, et see noortelaager ongi just see koht, kus kui sa ei ole tantsinud, tule ja proovi, et vanus on 7–14 ja ootame kõiki, kes ainult ei tantsi, et selles suhtes on kõiki igas seikluseid, erinevaid mänge, põhimõtteliselt kõike, et ei ole ainult tants. Nii et noored on hoitud 17. juuli kuni 23. juuli. Kas see hip-hop, see tundub ikka selline temperamentsemate inimeste liikumisvorm, et kuidas eestlaste see temperament seda hip-hopi välja kannab? No ütleme niimoodi, et raske on alustada, aga lõpuks pidama jääda on jälle ka raske, et selles suhtes eestlased on natuke puised, aga tuleb. Küll see tuleb, et lihtsalt tulebki käia rohkem koolitusi ja rohkem vaeva näha ja ise tegeleda ja tulla laagrisse. Aga just seesama laagri kogemus, et vaevalt mõned päevad seal saab seda praktiseerida. Kas algaja, kes tuleb, saab selle pisiku selle mõne päevaga kätte? Jah, saab küll, et nädal aega ikkagi nädal aja jooksul erinevatel päevadel on erinevad stiilid ja ta saabki katsetada ja proovida, et kas talle sobib, et see on parim koht tegelikult, kuhu tulla proovima. Kui just on huvi, tantsuhuvi ja tänavatantsude stiilide kohta. No seal laagris ütlesite juba, et on tantsutöötoad ja kuivõrd see protsentuaalselt on, et kuivõrd tulevad sinna juba need, kes oskavad hästi tantsida, kuivõrd neid, kes alles algavad ja kuivõrd siis need, kes alles algavad, tunnevad ennast seal mugavalt. Sest mina tunnen küll, et ma lähen uude trenni, siis see ikkagi alguses on selline ebamugav, et ma ei oska veel neid asju ja siis teised oskavad nii hästi. Kuna tegu on noortelaagriga, meil on 2 laagrit, nagu ma mainisin, siis noortelaagris on täiesti selles suhtes treenerid väga professionaalsed, kes oskavad sulandada kõik erinevaid neid tasemeid. Et lisaks ongi, et ainult tantsule ongi meil erinevad päevad erinevate teemadega, et külla tuleb Ariadne, meil on lasergeimi päev, erinevad selles suhtes meeskonnamängud, kõik sellised noorte tegevused, mis on väga populaarsed, challenge'id, ehk siis laager on üles ehitatud väga kaasaegsete tegevuste peale, et see ühendab neid noori. Kuidas sooliselt on? Me saime aru, et vanuses 7–14, aga kuidas, kas poisid, tüdrukud, kuidas käivad? No ikka sellest tüdrukuid on rohkem Eestis, kuigi mujal maailmas tantsib rohkem või neid mehi, aga meil Eestis on naised ülekaalus, aga tuleb aina rohkem poisse ka juurde. Et see on vist vaikselt kasvav trend poiste sees. No selle laagri kohta ilmselt saab netist rohkem informatsiooni, kust vaatama peaks? www.campoffhiphop.com. Aga nüüd siis väike selline eelmaitse sellest, kuidas hip-hopi tantsida on ja kohe kutsume siia Britta, Mai-Liis ja Lisann, kes siis kohe näitavad ette, mida seal laagris tehakse.